Viimased kuud on Ukraina olnud rahvusvahelise tähelepanu keskpunktis. Kiievis on nüüd küll rahulik, kuid sündmuste tulipunkt on kandunud Krimmi. Seal toimuv on toonud siinmail paljusid jahmatavale äratundmisele, et Venemaa askeldamine Krimmis on kurjakuulutavalt samasuguse mustriga nagu idanaabri käitumine Eesti suhtes enne teist maailmasõda. Kui Ukraina sündmuste teravik Krimmi pöördus, pani seal toimuv paljusid küsima. Oot, see kõik on ju kunagi olnud. Niivõrd selgelt on see kõik sarnane Eestis enne teist ilmasõda juhtunule. Kas ajalugu kordub, on kõige targem muidugi küsida ajaloolastelt endilt. Kui ajaloolasena praegu jälgida Ukrainast tulevaid uudiseid, siis teinekord tekib tunne, et sealt ei tule enam mitte mingeid uudiseid. Et ajaloolasel jääb ära oodata järgmine samm, mis on juba kord ajaloos toimunud. Kuid võtame järjekorras. Esimene sarnasus – baaside leping. Эстонская республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь на эстонских островах Эзелидаго и в городе Балтийский порт базы военно-морского флота и несколько аэродромов на правах аренды. Kahtlemata on oluline paralleel ka sõjabaasid olemusel, nii nagu Eestis olid Punaarmee baasid rajatud 39. aastate baaside lepinguga juba, siis samamoodi muidugi on selline tugev tugipunkt ju tänapäeval Krimmis olevad Vene Föderatsiooni sõjaväebaasid. Nimelt sõlmis Kiiev 2010. aastal Moskvaga odava gaasi nimel niinimetatud Harkivi pakti, mille alusel jääb Sevastoopolis asuv mereväebaas Venemaa kasutusse 2042. aastani. Aga läheme teise kokkulangevuse juurde. Vene sõjaväelased osalevad provokatsioonides. Räägivad Ukraina kohalikud uudised ja inimesed ju sellest, kuidas vajadusel riietati Vene sõjaväelased tsiviilriietusse ja nad esinesid ja korraldasid demonstratsioone kui kohalikud rahulikud elanikud just parasjagu nii, nagu seda vaja oli. Samamoodi räägitakse Eestis sellest, kuidas 40. aasta juunis saabusid demonstratsioone rivikorras marssivad ja ühesuguse soenguga noored mehed. See kõik muidugi sillutas teed valimisteni, mis keeras Eesti tuleviku 180 kraadi. Nii on ka Krimmis välja kuulutatud referendum. Valimised, mis toimusid Eestis 40. aasta juunis, olid valimised ainult nime poolest ja sisuliselt ei olnud tegemist mitte mingisuguste valimistega. Ja ka tol ajal ju inimesed, kes tegelikult küsimusse süüvisid, said aru, et tegemist ei olnud sisuliselt valimistega. Ei ole kindlasti sisuliselt adekvaatse referendum ega valimistega ka Krimmis, mis nüüd toimuma hakkavad. Kui meie jaoks on Nõukogude kord ajalugu, siis see, millise riigi koosseisu Krimm kuuluma hakkab, me veel ei tea. Seepärast teen ettepaneku pöörduda Nõukogude Sotsialistikude Vabariikide Liidu Ülemnõukogu poole palvega võtta vastu Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, Nõukogude Sotsialistikude Vabariikide Liidu koosseisu liidu vabariigina samadel tingimustel, millistel astusid Nõukogude Sotsialistikude Vabariikide Liitu Ukraina Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, Valgevene Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja teised liidu vabariik. Või kui me võtame juba sammu võrra edasi 40. aasta suvel Eestis toimunud siis libavalimiste tagajärel kokku tulnud Riigikogu otsust astuda Nõukogude Liitu, samal ajal kui Riigikogu saalis seisid Punaarmee madrused, kes olid tulnud uut parlamenti tervitama ja mõtleme Krimmis toimunud sealse parlamendi otsuse peale, mis oli ennem seda siis küll ilma tunnusmärkideta sõjaväelaste poolt üle võetud, siis paralleelid on liiga ilmsed, et üldse selle üle vaidlema hakata, kas siin on paralleele või mitte.